Piim. Eelmisel nädalal käis mul õde külas. Ta ei olnud varem Eestis käinud ja tahtis näha, kus ma elan ja õpin. Läksin õele lennujaama vastu. Mõtlesime, et oleme ühe päeva Tallinnas ja õhtul sõidame Tartusse. Alguses jalutasime Tallinna vanalinnas ja tegime seal palju pilte. Mu õde ütles, et Tallinna vanalinn on väga ilus, nii huvitavad ja ajaloolised hooned. Seejärel sõitsime trammiga Kumu kunstimuuseumisse, sest mu õde õpib disaini ja teda huvitab kunst. Kumus vaatasime modernse kunsti näitust. Pärast seda sõime kohvikus lõunat ja jõime kohvi. Mu õde oli juba päris väsinud, aga jalutasime veel natuke ka Kadrioru pargis. Pärast seda läksime bussijaama ja sõitsime Tartusse, sest kell oli juba palju. Kui minu korterisse jõudsime, läks õde kohe magama, sest ta oli reisist väga väsinud. Mina käisin veel poes, sest kodus ei olnud piima ja õde joob hommikul piimaga kohvi. Hommikul magasime kaua, kui õde lõpuks ärkas, ütles ta, et tahaks üht head suurt tassi kohvi. Panin vee keema ja tegin talle tassi kohvi. Õde võttis külmkapist piima ja valas kohvi peale. Kohvitassi kukkusid paksud piimatükid. Õde vaatas piima suurte silmadega. Kas piim on halvaks läinud? Vaatasime koos kuupäeva pakendil. See näitas, et piim on täiesti värske. Lugesin veel kord piimapakendi silti. Appi, see on ju hapupiim. Jooksin kiiresti poodi ning ostsin tavalist piima ja paki kama. Hommikusöögiks pakkusin õele piimaga kohvi ja traditsioonilist Eesti kama hapupiimaga. Mu õde arvas, et kohv on väga hea, aga kama on küll imelik toit.